Sootundlike eelarve koostamise eesmärk on tagada, et riigi ja ka kohalike omavalitsuste poolt koostatud eelarved arvestaksid kõikide ühiskonnaliikmete vajadustega, sõltumata nende soost. Ehk siis riigi raha kasutamisest peaksid naised ja mehed võrdselt kasu saama. Riigi raha peaks kasutama ka soolise võrdsuse edendamiseks. Eelarved ei ole valdavalt sooneutraalsed, vaid peegeldavad ühiskonnas levinud soolisi stereotüüpe ja võimujaotust. Sootundliku eelarvestamise abil saab kindlaks teha, kuidas jagunevad avalikud ressursid naiste ja meeste vahel. Valdkondades, kus meeste ja naiste vajadused on erinevad, peab ka rahaliste vahendite eraldamine olema erinev, ehk vastama vajadustele. Kui eelarvevahendite jaotuse tulemusena sooline ebavõrdsus suureneb, siis tuleb see ümber kohandada, et eelarve edendaks soolist võrdõiguslikkust. Sootundliku eelarvestamise juures on oluline aspekt ka see, et naised saaksid mõjutada eelarveotsuste tegemist. See tähendab, et naistel peab olema koht otsustamise laua taga. Selleks, et sootundliku eelarvestamise mõiste saaks selgemaks, võtame näite kultuuripoliitikast. Oletame, et Kultuuriministeerium kavatseb eraldada raha programmile, mis toetab noori alustavaid kunstnikke. Eelnevalt tuleks läbi viia analüüs, et teha kindlaks, kuidas programm mõjutaks nais- ja meeskunstnike olukorda. Kui näiteks selgub, et alustavatel naiskunstnikel on meeskunstnikega võrreldes keerulisem leida näiteks näituse pinda, millel oma teoseid näidata, neid valitakse harvemini esindama Eestit rahvusvahelistel kunstinäitustel ning nende keskmine töötasu erineb meeskunstnike omast, peaks programm püüdma ebavõrdsust leevendada. Kui noorkunstnike toetusprogramm kujundatakse selliselt, et see adresseerib ka soolise ebavõrdsuse küsimust, peaksid võrdsuse edendamise meetmetega käima kaasas ka rahaeraldised. Näiteks saab suurendada naiste loodud tööde nähtavust kujutava kunsti valdkonnas. Võib pakkuda naistele võimalusi esineda rahvusvahelistel kunstiüritustel või jälgida, et stipendiumite saajate hulgas oleks nii naisi kui ka mehi. Nii saaks Kultuuriministeerium edendada ühe kunstivaldkonna programmi raames soolist võrdõiguslikkust. See aitab kokkuvõttes vähendada kunstivaldkonnas seni valitsevaid stereotüüpe, mille järgi on suured andekad kunstnikud just mehed ning nende töödele tulebki anda rohkem pinda kunstisaalides. Kunstnike jaoks on ka see oluline, et nende töövaldkonnas oleks naistel ja meestel võrdsed võimalused ning et ei oleks soolist diskrimineerimist. Toodud Kultuuriministeeriumi näitega sarnast sootundliku eelarvestamise loogikat saab rakendada ka teistes valdkondades, näiteks ettevõtluse toetamisel, raha eraldamisel teedeehituseks ja nii edasi. Seega on sootundlik eelarvestamine oluline vahend soolise võrdsuse edendamiseks. Kui analüüsida ja käsitleda soolist ebavõrdsust eelarvestamise protsessis, aitab see poliitikakujundajatel kontrollida, kas eelarvevahendid vastavad poliitika eesmärkidele ning kas neil on soovitud mõju nii naistele kui ka meestele.